Tervist! Täna oleme tulnud siia Väike-Maarja ligidale Kadila. See on siin ligidale jääb endine sõjaväe raketibaas. Ja siin on nüüd siis näide, siis mismoodi tänapäeval siis need istutatakse. Et kui vanasti pandi 6-10 000 taime hektari peale, ma ei räägi sellest, et loodus istutab veel 30-50 000, siis tänapäeval on nüüd juba viimased, kui siin vahepeal pandi 4000, siis toodi 2500 peale ja siis nüüd viimased on siis nagu 1800 taime hektari peale. Ja noh, siis on nüüd meil siin heasti näha veel, sest tänapäeval siis nagu valmistatakse see pinnas ette, teiste sõnade all keeratakse kõik pahupidi. Väidetavalt pidi see aitama kiiremale kasvule kaasa. Mina isiklikult arvan ja nii palju kui minu kogemus ütleb, et alguses kui juhtub, et niiskust ja kõiki on, siis ta alguses mingil määral kasvab kiiremini kui siis tavalisele pinnale istutatud taim. Seal juba kuskil 3-4-5 aasta pärast on nad enam-vähem ühel tasemel. Et milleks siis niisugust tehakse, aga kõige suurem risk on selles, et kuiva ajaga need taimed praktiliselt kuivavad enamuses neist ära ühesõnaga. Ja nüüd siin ongi väga hea näide ühesõnaga, et siis siin, noh, see on siis umbes see 1800 vist siis nagu tuleks hektari peale, see on niisugune natuke üle 2 meetri on see laius ehk siis kuskil 5 ruutmeetri peale üks taim. Et noh, vanasti jäi umbes samasugune kogus alles peale valgustusraiet. Noh, ja kui me arvestame, noh, siin on näha juba, neist on juba siin praegu on juba päris mitmed taimed välja läinud ühesõnaga, et teiste sõnadega lõpuks noh, siin ei ole praktiliselt üldse midagi, siin on ka need ära kõik kuivanud. Et lõpuks siis on 2 võimalust, kas siis tuleb teist korda veel istutada siin mingi mõne aasta pärast. Või siis, noh, põhimõtteliselt ei kasvagi midagi enam. Et varsti me lähme siia kõrval selle langi peale, kus on 5-6 aastat tagasi istutatud, siis on näha, mis sealt. Noh, ja rääkimata sellest, et siit nüüd mingisugust korralikku palgipuud kasvaks, noh. Seda ei ole sellepärast, et siin kasvavad üksikud, vanasti nimetati neid karjamaa kuuseks, ta on tihe, oksi täis ja mingit niisugust normaalset puud sealt ei tule. Milleks seda tehakse? Ja kui me siis arvestame, et keskelt läbi kuskil siis, kui statistikat uskuda, et tänavu aasta 9000 hektarit oli külvamist, sinna külvati siis 20 000 või istutati 20 miljonit taime ja see kogu maksumus oli 21 miljonit. See tähendab seda, et praktiliselt iga taim läheb kuskil 1 euro maksma ehk siis põhimõtteliselt 2000 eurot on siis see hektar. Noh, seda ja kui arvestada, et siit praktiliselt midagi kasvama ei hakka, siis milleks üldse niisuguse asjaga tegeleda, et noh, see näitab ja tänavu aasta on suhteliselt kuiv. See pinnas on niisugune nii ja naa, kuusk tahab varju saada. Selles ongi öeldaksegi, et lõpuks kui loodus istutab kuskil see 30 000 taimegi hektari peale, siis lõpuks sellest kasvab puuks 300 puud ühesõnaga, aga noh, kui me paneme siia siis 2000 ja või 1800 või siis lõppkokkuvõttes ühesõnaga neist ei hakka kasvama ka kahjuks midagi, et eks see ongi, sellepärast ongi loodusel, et kui ta istutab palju, siis tal on nagu kaitserefleks, ta tõrjub nagu muud taimed välja seal. Aga siin see üksik kuusetaim siin 2-2,5 meetri taga, noh, siin kõik need muud asjad ju suruvad talle ju peale, tal ei ole siin seda kasvamist ega midagi peale selle,
siin on näha ju, maapind on kuiv. Nii et noh, ma võin sügise siia tagasi tulla, aga ma prognoosin, et sügiseks neist taimedest kui 20% on alles jäänud, siis on väga hästi, sellepärast et nüüd ongi väga hea, kohe lähme siin kõrval. On tehtud üks lageraie ja siis siia on nüüd siis istutatudki need ka mingisugune arvestas nende puude kasvamist. Need võib olla üks 10 aastat tagasi. Ja kui me siis nüüd vaatame, et palju siin siis nüüd kasvama on hakanud. Siin on õnneks küll see pluss, et siia on natukene looduslikku ka. Või on siis nad teinud mingit järelistutust. Ja natuke on siin looduslikku kaske, aga noh, seda kõiki on vähe ühesõnaga. Nii et noh, et siin nad siis nüüd tulevad. Et noh, siis mingit korralikku palgimetsa siit ju ei tule ühesõnaga. Kui me vaatame seda tihedust, siis siin noh, siit nagu mitte midagi ei tule ühesõnaga, et kõiki neid puid, need kõverad nagu näha ühesõnaga, et see ongi see, et kui inimene tahab kokku hoida ja arvestada, et tal ilmselt õnnestub sedasi nagu seda loodust ära petta, aga ei õnnestu ühesõnaga ja see ongi siis meie metsade tulevik, et lõpuks siis meil ongi nihukesed, noh, ma ei tea, mis siin siis kasvama lõpuks hakkab siin, et mingil ajal jah, et siit saab pelleti jaoks ju siin mingit alusmetsa siin on, mingi leppa ja mingeid niisuguseid asju, aga noh, kuuskesid, korralikku kuusikut siit ei tule, aga see on näha siis, et kui mõtetult RMK kulutab raha selle asemel, et lõigata väiksemad tükid ja lasta loodusel ise istutada ja siis mingil määral seda kompenseerida, nagu seda vanasti tehti, aga noh, tänapäeval ja selle peale keegi ei mõtle, et kas 50 aasta pärast ka veel meil metsa on või ei ole, et noh, tänapäeval on ikka see, et esimese hooga saaks papi kätte, siis näiliselt annaks midagi tagasi. Eks siin nüüd ka mingid vigurivändad, kes nüüd selle niinimetatud mineraliseerimise välja on mõelnud, ka teenivad sealt pealt veel midagi ja metsa peale nagu ei mõtle mitte keegi. Aga okei, siis vaatame järgmisest kohta lähme, et sellega siin siis nagu tänaseks selle istutuskohaga lõpetaks, et siin on niisuguseid veel magusamaid kohti ühesõnaga, mida näidata, aga põhimõtteliselt see on tüüpiline ühesõnaga see käitumine RMK poolt. Aga aitäh teile!